Laena mulle kannelt vanemuine. Kaunis lugu mõlgub meeles. Muistse põlve pärandusest ihkan laulu ilmutada. Ärgake hallid muistsed hääled. Sõudke salasõnumida, parema päevade pajatust, armsama aegade ilust. Alates 13. sajandi algusest toimub Eestimaa ristiusustamine umbes 100 aasta vältel. Seda ajavahemikku nimetatakse võõrvõimu esimeseks sajandiks. Juba aastal 1193 kuulutati ristisõda Ida-Euroopa paganate vastu, kuid algselt see Eestimaad tõsiselt ei mõjutanud. Rünnakud Euroopast tugevnesid aina ning ei möödunud palju aega ennem kui 1817. aastal Madisepäeva lahinguga alistusid Riia piiskopile lõunapoolsemad maakonnad. Varsti alistusid kõik maakonnad. Eestlased küll osutasid vastupanu, näiteks 1210. aastal Ümera lahingul vigastades ristirüütlite sõjamasinat, kuid lõpuks lükkasid vallutust vaid edasi. Eestimaa sai jagatud Mõõgavandade ordu, Tartu piiskopkonna, Läänesaare piiskopkonna ja Taani kuningriigi vahel. Sellel ajal oli Eesti elanike oletatav arv veidi üle 150 000. Eestis oli 9 linna ja 8 suuremat maakonda. Linnastumise tagajärjel elavnes ka kaubandus ja tekkis suurem arv gilde ja tsunfte. Ka haridus arenes. Kui mitte rääkida vallutajatest, oli võim koondunud väikese hulga vanemate kätte, kuid varsti allutati nad võõrvõimule. Eestlased jäid oma maal lihttöölisteks. Neile tehti ülekohut ja see tingis ka vastulöögi. 1340. aastatel toimub Jüriöö ülestõus, kus talupojad üritavad sissetungijaid kukutada.